STAR-meetodi 4. alaosa on tähistatud tähega R ja see tuleneb inglisekeelsest sõnast result. Selles alaosas saad kirjeldada oma ülesannete tulemusi, analüüsida, kuidas sa konkreetse tulemuse saavutasid, kas ja kuidas seda tulemust ka hinnati, kes tulemust hindas ja mille alusel. Kui esialgselt ei olnud ülesanne täidetud täpselt nii, nagu vaja, siis saad kirjeldada ka seda, et millised olid järgnevad tegevused. Kinnipeetav sai korrektselt meditsiiniosakonda saadetud ning hiljem paigutatud tagasi oma elukambrisse. Leidsin kinnipeetavalt läbiotsimise käigus markeri ja ise valmistatud mängukaardi. Kogu saatmist jälgis ja hindas praktikajuhendaja, kes leidis, et mu töövõtted on korrektsed ja hoolikad, kuid kindlasti annaks neid veel lihvida, et töövõtted oleksid sujuvamad. Pärast seda saatmist sain veel mitmeid kordi erinevaid saatmisi läbi viia ja praktiseerida läbiotsimist. Haigla väljakutse tekitas mulle algul väga suurt ärevust, sest tegemist on ikkagi haiglaga ja seal on väga palju inimesi sees ja muidugi häirekeskus kaasas väga suurel hulgal ressurssi. Aga õnneks asi lahenes kiiresti ja sündmust eriti ei olnudki. Aga minul tõusis küll adrenaliin alguses lakki, sellepärast et autos olles kuulasime, kuidas kõik häirekeskus meeskonna vanemad rühma pealikud omavahel rääkisid ja see tekitas minust pinget. Minu jaoks on isiklikud ka kodukülastused väga huvitavad, sest siis saab teada, mida tavainimesed arvavad päästetest ja kuidas nad üldse reageerivad, et päästed tulevad tegema nende kodusse kodunõustamist. Muidugi saame teada, mis on inimeste kitsaskohad kodudes ja anname neile nõu, kuidas seda parandada. Ja muidugi peale edukat kodunõustamist on mul hea tunne, sellepärast et võib-olla meie ennetasime ka mõne õnnetuse ära. Ja UTV-ga sõitmine oli mul väga uus kogemus ja väga huvitav kogemus, sest mina polnud varem UTV-ga mitte kordagi sõitnud. Ja samuti oli ka komando liikmetele väga huvitav kogemus ja uus kogemust, sest et ka nendel polnud olnud varem UTV-d. Ja nad said teada siis palju ikkagi päästekomandotes päästetehnikat kasutusel on. Kahe patrulltoimkonna koostöö tulemusena tegime isiku ohutuks. Saime isiku maha surutud ja käerauad peale pandud. Joobe tõttu oli isik teistel ohuks ja koju toimetamine polnud võimalik. Otsustasime viia isiku politseijaoskonda kainenema. Kiirabi andis kannatanule koha peal esmaabi, rääkisime meedikutega ning nad otsustasid viia isiku haiglasse. Saime meedikutel teada mehe andmed ning ka selle, kuhu haiglas seda viiakse. Reisijatel on seletatud nii eeskirju kui ka nende õigusi ja kohustusi. Lisaks on reisijaid küsitletud ka eeskirjade kohaselt. Vajadusel on ka läbi viidud pagasikontroll ning ka reisijakontroll. Lisaks on ka sisestatud tollideklaratsioonid.